Arutelu siin stuudios meiega on liitunud Jakov Lapid, julgeolekuanalüütik ja Lapid Assessmenti saatejuht ning Amir Oren, kaitse- ja valitsuskommentaator. Mõlemad olete minu kauaaegsed lemmikud siin stuudios. Amir, ma tahan korraks puudutada siin Iisraeli vaatenurka. Ma tean, et on suured geopoliitilised teemad, võime rääkida USA-st, võime rääkida Iraanist, aga see on mingi kollektiivne Iisraeli reaktsioon. Ma arvan, et praegu ei ole see lihtsalt õlakehitus, vaid pigem ei. Keegi pole tegelikult tujust tagasi minna. Sõja sulgemist ja olukorda pingelisse reaalsusesse, kus kõik jälle kinni pannakse. Aga ma usun, et riik saab ikkagi aru vastasseisu vältimatusest või mingis mõttes selle vajalikkusest. Kui sa saaksid seda kirjeldada, kui väga Iisrael tahab näha midagi lõplikku juhtumas, kuid samas ei igatse sõda. Kui sa ütled Iisrael, siis sa mõtled Netanyahut. Võimalik. Mis tegelikult ei ole üks ja see sama. Tead, las ma viin sind teise Iisraeli nurka, mille peale sa poleks tulnudki. Tel Avivi kohtumaja, kus Netanyahu on kohtu all. Mitu päeva järjest läheb ta kohtunike kabinetti ja sosistab neile midagi salajast kõrva ning nad lasevad tal ülejäänud päevaks minna. See on toimunud regulaarselt. Ja, see on toimunud regulaarselt. Mida sa sellest tunnistusest välja loed? Miks see nii on? Sest kui tuleb sõda ja moodustatakse uurimiskomisjon ning ta ütleb, et tahtsin valmistuda, aga kohtunikud sundisid mind kohtumajja jääma. Nad vastutavad. See tähendab, et asi on tõsine. Inimesed valmistuvad selleks võimaluseks, selleks juhtumiks, isegi kui nad teavad, et see kõik on Trumpi kapriisid. Nüüd, mõtle tagasi selle aasta 14. jaanuarile, 4 kuud tagasi. Kõik teadsid, arvasid, teadvat, et südaöö paiku algab sõda. Ja vaata imelt, Trump otsustas selle edasi lükata. Nüüd on see rohkem nagu Groucho Marx. Mul on tähtaeg. Kui sulle see ei meeldi, siis mul on sulle veel üks tähtaeg. Ja Mike Wagenheim ütles, et iraanlased peavad otsustama, kas nad mängivad kaasa. Nad on otsustanud. Aga kui teie ameeriklased tahate mängida pesapalli, siis meie tahame mängida korvpalli. Kui teie tahate mängida jalgpalli, siis meie mängime softballi. Nii et see pole isegi sama pall. Vaata, tundub, et ja ma arvan, et sul on selles osas õigus, iga tõsine arutelu päris probleemide üle, võtame näiteks tuumaprogrammi, Jakob, ma mõtlen, viiks paratamatult vähemalt mitmekuulise läbirääkimisprotsessini. Praegu väidavad paljud, sealhulgas tõsiselt võetavad välispoliitika eksperdid, et president võib-olla otsib lihtsalt võimalust teha mingi kokkuleppe Hormuzi väina ja blokaadi küsimuses ja jätab kõik need tõsised küsimused hilisemaks. Ta võiks usutavalt öelda, vaadake, ma andsin tuumaprogrammile kõva hoobi ja ma jälgin seda ning teen seda uuesti, kui nad midagi ette võtavad. Kas sa arvad, et on olemas mingi väiksem pakett, mida võiks esitada või välja pakkuda, arvestades, et Iraan nõuab reparatsioone, nad nõuavad, et Hezbollah jääks puutumata, nad nõuavad USA täielikku lahkumist. See ongi ühepoolne vaenutegevuse lõpetamine, kus nemad ise ei loobu vaenutegevusest, aga tahavad, et USA ja Iisrael seda teeksid. Tundub, et nende küsimuste lahendus on kokkuleppest kaugel. Mida me võiksime lähitulevikus näha? Ma arvan, et praegu üritatakse läbi rääkida mingisugust raamistikku, mis sisaldab ainult pealkirju ega lähe detailidesse, umbes nagu Gaza raamistik. Aga ma arvan, et pole mingit võimalust, et Trump aktsepteeriks isegi esialgset raamistikku, mis ei käsitleks peamisi küsimusi. Tuumaprogramm on peamine asi, Hormuzi väin. Me ei tea midagi ballistilistest relvadest, me ei tea Iraani toetuse kohta terrorismile. Aga ma ei usu, et Trump isegi hetkeks kaaluks raamistikku, mis räägib ainult Hormuzi väinast. See oleks ilmselgelt tema täielik läbikukkumine. Ja ta on selgelt öelnud, et tal puudub igasugune huvi seda aktsepteerida. Nüüd on asi selles, et ma arvan, et ka iraanlased ise ei ole kindlad, mida teha, sest nad esitavad diplomaatilisi algatusi ja siis tõmbuvad neist tagasi. On ilmne, et nad on sisemises konfliktis. Nad seisavad silmitsi ränga mereblokaadiga, mis maksab neile iga päev 400–500 miljonit $. Nende majandus oli juba enne seda sõda täielik katastroof. Nüüd on see veelgi hullem. Nad on kaotanud 40% oma sõjaeelsest SKT-st. Nad ei suuda maksta palka oma piiramisrõngas olevatele inimestele. Nii et mõte, et iraanlased lihtsalt istuvad mugavalt ja juhivad olukorda, on minu arvates reaalsusest kaugel. Ma ei usu, et neil oleks selge, mida nad tahavad teha, aga ilmselgelt on neil punased jooned, millest nad ei kavatse üle astuda isegi uue sõja ohu korral. See on selge.
Kas on mingit hallitsooni? Me ei tea, David. Tead, me oleme ikka veel selles udus, kus me ei nimeta seda sõjaks. Me oleme vahepealses tsoonis. Aga ma arvan, et Trump surub end justkui nurka, öeldes, et kas me saame kokkuleppe või läheme tagasi sõtta. Sest kui ta nii ütleb, siis ta võtab sisuliselt ühe võimaluse laualt ära, mis minu arvates on natuke kahetsusväärne. See oleks blokaadi jätkamine. Blokaadi jätkamine ilma sõja taas alustamiseta ei ole minu arvates sugugi halb valik. See avaldab suurt survet Iraani režiimile, nende majandusele ja IRGC-le. Nii et tundub, et ta on sellest võimalusest sisuliselt loobunud, kui ta ütleb, et olgu selleks pühapäev või laupäev, mis iganes tähtajast ta räägib. Raske lugeda. Jah, ma olen siin. Peame olema teadlikud oma enda piirangutest. Me kajastame või tõlgendame ainult seda, mida me teame, mida me arvame teadvat. kes teab, mis toimub pinna all, allpool pinda. Võib-olla valmistavad nad praegu rikastatud uraani väljaviimise operatsiooni ette, samal ajal, kui me räägime, ja sellepärast ta lükkabki tähtaega edasi. Need mõnikord eksitavad avalikud avaldused või vähemalt provokatiivsed avalikud avaldused on olnud kogu selle sõja vältel presidendile iseloomulikud. Jah, see on tõsi. Samuti on Pärsia lahe riikide juhtide mõju palju sügavam kui Netanyahu oma. Nüüd on Netanyahu sõrm Ameerika päästikul, kuid neil on käsi ohutushooval. ja ka nendes asjades.